Tere taas kõik kanali jälgijad. Täna tuleb siis pisut teistmoodi video. Olen ma külas kanalil Perega looduses ja näitan ma siis poistele täna natukene kajaloodiga püüki. Teen neile viktoriini, jagan neile igasugust erinevat nänni, loosin välja auhindu ja ajame üldse niisama juttu ja vaatame, kuidas poistel emotsioonid on, et veetsid nad siin järve kaldal täna telgisöö, et vaatame, mis noored poisid sellest siis arvasid. Nii, jõuame siis kohe poiste laagrisse siia. No nii, tere hommikust! Kuidas magasite siis? Halvasti või? Ei, varb. Okei, praegu siis käib hommikusöök, jah? Mis teile siis siin pakutakse? Suppi ja nuudleid? Okei. Ma vaatan natuke siis, mis teil siin toimub. No tere, väike mees. Mis sa toimetad siis? Sööd siin või? Ma vaatan, nuudleid on teil päris palju kaasas. Jätkuks nädalaks ajaks. Lemmiktoit on kõike muud ka, aga see on põhiasi. Ja siin on siis laagri peremees Alvar. Tšau. Ja nagu näha, Alvaril on siuksed suvised asjad käes. Need on siis minu toodud siia. Korraldame siis poistele kohe siin ühe viktoriini ja loosime välja natukene auhindu. Palju teid siin kokku on? 10 jah? Okei. Aga no selge, hakkame siis selle viktoriiniga ka kohe pihta. Et ajame siin rahva kokku vaikselt, keegi veel toimetab siin telgis. Ja me vaatame, kus see viimane mees meil on siin. No nii, siin on siis siuke väike magamisase teil. Siin siis veetsitegi öö, jah? Väga vinge, väga vinge. See on Norras, see oli mega külm. Oli, jah? Jaa. Okei. Kõik jätsin ära seal. Nagu öeldakse, kõik, mis ei tapa, see teeb tugevaks. Nii. Aga kui saagi, siis võidab, kes saab esimesena kala. Kes saab esimesena kala, võidab selle. Mul on siis teile kokku selline 3-4 küsimust ja saab siis auhindu, et hiljem siis saavad ka kõik ühe väikese auhinna. Et hakkame kohe pihta. Kus veel on? Keegi on tulemas veel? Okei. Kas te eile siis saite mõne kala ka? Ei. Mitte midagi, jah? Peaaegu saime. Peaaegu, jah? Okei. Peaaegu on juba päris hea ju. On ju? Et ma täna ise siis proovin ka siin midagi püüda, et pigem on ta selline esimese ja viimase jääveekogu, et siis ma olen siit väga häid saake saanud, olen ma siit lähedalt siis pärit. Et noore poisina sama vanad kui teie praegu, siis ma käisin siin väga-väga palju kalal. Et olen ma siit saanud väga suuri auge ja väga suuri ahvenaid, et kõige suurem ahven siit on mul 980 grammi. Et tsipa alla kilo. Aga selge, nüüd on kõik koos, jah? Hakkame siis pihta, nii ja esimene viktoriini küsimus ja esimene auhind on siis see Simonoritt, mis sobib siis pigem, ütleme, sellise jõeforelli püügiks kergete vooblerite ja kergete pöörikutega. Ja esimene küsimus on siis, mis on haugi alammõõt? Nii, esimene käsi tõusis siit. Väga õige vastus. Palju õnne. Nii. Ma pean teid väga hästi jälgima, et ma näeksin siis, kes kõige esimesena käe tõstab. Nii. Teine küsimus on, mis on ahvena alammõõt meres? No, teeme nii, et see mees juba ühe sai. Anname sulle siis. Läks meelest ära? Nii. Ei, tõstame uuesti käed. ainult üks mees teab. Kuule, aga sina kõige väiksem mees, sina tõstsid, no ütle. Ei ole. 30. Ei ole. Noh. 25. Ei ole. Nii. 20.
nii , nii , sina tead , tubli . nii ja nüüd siis kolmas küsimus . ma kirjutasin tegelikult küsimused hommikul paberi peale , aga mul jäi see paber maha . nii , kolmandaks auhinnaks on siis selline woobler , sobib ta siis haugi ja koha trollimiseks . Läheb ta siis kuni , ma arvan , sellise 5-6 meetri sügavusele . et sellisesse sügavamasse vette . ja küsimus on siis selline , et nimeta jões elav kala , kes kuulub lõheliste sugukonda . nii , sina ? ei . no kes see järgmine mees oli ? sina ? kes ? no väga õige vastus . Vikker on jõkke kogemata lahti saanud nagu kalad on no tegelikult . ja ma nagu selle küsimusega mõtlesingi jõe forelli , et tegelikult on neid mitu . ja nüüd viimane küsimus . mis on Eesti rahvuskala ? nii , sinu käsi . vale . sina ? õige . nii , ja selle küsimuse eest saavad siis kõik endale auhinna . selleks on tinaraskus , kevad on tulemas . see on siis põhjaõnge raskus . põhjaõnge raskus . et neid ma siis toodan ise . Neid ma siis toodan ise ja peatselt saab siis kõiki minu tooteid osta ka veebist . ma loodan , et ikka kõigile jätkub . ma Alvari pildi pealt vaatasin , et ma lugesin kokku , et teid 10 tükki oli siin . üks tuli hiljem järgmine . nii , palun . nii , ja kuna üks poiss jäi auhinnast ilma , kuna ma pildi pealt lugesin neid kokku 10 , aga üks oli hiljem juurde tulnud , siis tema saab kõige parem auhinna . et nimelt saab ta siis just selle landi , millega ma olen sellel talvel püüdnud 2,5 kilost ahvenat . nii et palju õnne sulle . hoia seda väga hästi . hakkame siis pihta . keegi varem trelliga auku on teinud jää sisse ? keegi proovida tahab ? no tule proovi , suur mees , jaksad käes hoida küll , ma arvan . Nonii . tule siia , võta ühe käega niimoodi kinni , teine pane peale . nii . nii . nii ja nüüd tõmba välja . ossa raks , tuli puur otsast ära . aga näed , aga sellepärast see ketas siin ongi , et puur ära ei kaoks , teeme augu korralikult puhtaks käest . nii , Anna , ma panen selle siia otsa tagasi . sellepärast ma STS otsasid kasutan igasugustel asjadel , Jaa. palju kui vähegi võimalik . no nii , võib-olla padrun tahaks natuke määret saada . sellepärast ei jää . kas keegi tahab veel proovida ? no tule proovi . Lähme teeme , need on juba niisugused püügiaugud , et teeme teise natuke eemale . nii , üks käsi peale ja vaata , et ära jalgu liiga lähedal hoia . et selliseid asju on juhtunud küll , et puur on hakanud viskama ja on meestele jalga need puuriterad sisse sõitnud . et nii võib oma varvastele väga palju liiga teha , eriti kui on sellised pehmed kummikud jalas . nii , siin on kala . näete , see triip siin , kes läheb ülevalt alla . see on nüüd kas aug või on see ? see on punast . nii . punane tähistas haugi või ? ei , ma lihtsalt arvan , et see näiteks võis olla haug . aga see võis ka olla keegi teine . aga näete , kadus pildist ära kohe , nii kui landi alla lasin . aga vähemalt nägime kala ära .
kajaloodi pealt. oh jah, ei tea. Et on siis tegemist vana karjääriga ja see paraku selle veekogu saatus on see, et ta kasvab ükskord täiesti kinni. Et siin tehti küll, kui siin kaevandamine ära lõpetati, siis sinna tahapoole küll tehti metsas siis see kraav, kus jookseb värske vesi peale metsa alt. Aga noh, sellest ei piisa. Selles võib ju kalu olla, ma arvan. No võib olla, aga ma väga suuri panuseid ei paneks. Ma olin seest lahti ja siis hea auku. Aga siis ma hakkasin välja kerima ja siis tuli. Okei. Nii. Aga tänaseks ma arvan aitab, jah? Kuidas seda üldse peale panna? Niimoodi paned siia otsa selle ja siis paned need omavahel kokku ja siit tõmbad selle kinni, hops, ja ongi kinni. Et see kaitseb, et tegelikult need puuriterad on suhteliselt õrnad, et võid lased vastu kivi või on jää on liivaga nagu segamini juba, et siis väga kiirelt lähevad nüriks. Et selle puuriterad on õnneks veel suhteliselt odavad ka, maksavad need mingi 6-7 eurot. Et mul endal kulub talve jooksul, ütleme, 2 terad. No ma käin ka väga palju. No, aga hakkame siis kaldale tagasi minema, vaatame, kas Alvar meile midagi süüa kannab. Nii, mis poisid teevad siis? Mina korin puud. Ja mis meil siin selles... Borši supp, jah? No, väga maitsev, väga maitsev. Ka korra, siis on näha. Nii. Hops, sepa käed. No nii, väga mõnus see, kuule lõhn on väga hea. Aga ühtegi kala me siis ei saanud, kajaloodi pealt võib-olla nägime äkki mingi 3-4 kala, et siin üks poiss oli mingi pöidlapikkuse ahvena sealt kuskilt rohu äärest välja ikka sikutanud, aga selline see karjääripüük ongi südatalvel paraku. Laager vähemalt päästetud, vähemalt üks on välja. Vähemalt üks. Siis on korras juba. Kas sa jääd ka sööma Borši? No kui te mulle ka pakute, siis ikka jään sööma, jah? Pakud ju Alvar? Ikka pakud. No võt, siis ma jään ka supile. Et nagu öeldakse, et mehed on köögis paremad kokad, aga me pidime olema jube lohakad, siis see hakkab maast ja madalast juba pihta, et näete, väiksed poisid siin on toimetanud ja korralik möll siin käib, et siuke värk siis. Siin on kohe prügikotid, värgid. Väga moodne. Mis see on, kas see on mingi lamp? Kellegi lamp oli, jah. Okei. Ja, nii, siit ma sain lusika, kausi sain, nüüd lähme võtame suppi ka siis. Aga ta veel ei kee, suht läheb aela. Ei kee, jah? No natuke ootame siis. Mämm, jah. Nii, mis siis laagrimelu on? Hästi. Lumelauaprill on ees, jah? Jaa. Mul on ka sellised lumelauaprillid ja ma kasutan neid, kui ma sõidan motokoeraga. Et siis on hästi hea sõita, muidu talvel selle külmaga sõidad, siis mõnikord on nii külm, et silmamunad tahavad ära jäetuda. Kas sul kaamera töötab? Praegu töötab, jah. Nii, nüüd saab siis lõpuks supile. Kelle need sokid siin võivad? Need kuivavad juba eilsest saadik siin. Neid õhtuks siia ju. võib supi sisse kasta. Aga mis seal ikka? Tõstame maha kuskil ära siit, saad jalad täitsa lähemale panna ja... siis märgade jalgade kuivatamine käib niimoodi, otse siin lahtise tule kohal. Vaatad sul püksid pärast. Supiköök on täie soos, ma siis võtan ka osa. Aga näita, kuidas te lõpus käivad siis. Nii. Aga näita, et käivad kõik. Aga head isu siis, poisid. Õnneks puud on ka tasuta, et sponsorid maksavad kinni. Ei maksa kinni, vaid tähendab, annavad. No väga hea. 100 kotti aastas. Ongi nii, jah? Jah, saab kütta palju taha. Väga äge. Et kanalil niisugused sponsorid on, väga lahe. Alvar, ma hakkan suvel papsiga, hakkan tööl käima ja siis ma saan selle raha jälle kokku ja siis ma tulen jälle. Jah, muidugi jälle. Et ühesõnaga, ma siis hakkan minema, poisid.
et ma jätan siis Alvari kanali lingi ka kindlasti enda video alla, et kes siis veel tema tegemistega kursis ei ole, siis saate tema kanalilt ka seda laagrimöllu siin kõike vaadata, et mis siin siis eile ja täna toimus. Jah, te tulite siia eile, mitte täna. Aga seda filmis Alvar. Nii et panen siis lingi siia alla, siis saate kõik vaadata. Aga kõike head kanali jälgijad ja kohtume juba järgmisel korral ja teie siis jälgige kanalit.